tere, mina olen Kaspar ja see on minu tänane kolmas jook. Cheers! Tšau, tere tulemast tagasi minu kanalile, ma olen nii põnevil täna, sest täna me läheme sõbradega Tudengite öö laulupeole. See on see üritus, mida ma olen 3 aastat järjest käinud. Ma olen terve semestri seda üritus ootanud ja täna on ülihea ilm. Ma mäletan, et esimesel aastal oli täiesti okei. Teisel aastal, eelmisel aastal oli vihmane ja sel aastal, wow, jälle super. Täna on väga hea ilm, nagu näha, et selline valgus on väga hea, eks ju. Ja enne laulupeole sõitmis mina teen siis kodust grilli. Et ma ei tea, kuidas eesti keeles kirjeldada, aga ma panen sellist bitti siia. See on Hiinas väga populaarne, sest meil ei saa iga päris istuda nii-öelda õues ja teha selline päris grilli, aga selline ahju grill on hästi populaarne. Hiljem tulevad mu sõbranna mu juurde, aga mina hakkan juba nüüd valmistuma. Ja nii, siis ma arvan, et hakkame kõik aineid pesema, et mul on siin nii köögiviljad kui ka kindlasti lihad ja lihad. Ma ei tea, kuidas lõpuks tuleb, aga hakkame valmistama. Nii, laseme nüüd siis näitan teile, mis on hetkene tulemus. Et mul on siuke selline ja näiteks siin on porgandid ja ei, mitte porgandid. Ma jagan alati kartuli ja porgandi segamini. Nii, siis need on porgandid. Kartulid ja brokoli seened ja kana pooltiivad ja liha. Nii, siis mina valan siis hetke neid kaste, seene ja kolmas kord kartuli peale. Issad jumal, millegipärast sind hääl üldse ei olnudki. Nii, aga saab näha, et siin on kõik maitseaineid, seal hulga selline vürtsikud ja teises selline väikese potikeses on täiesti kuuma õli ja mul on nüüd siis vaja seda täiesti kuuma õli sisse valada. Ja nagu näha, et siin praegu tuleb selline seda häält, eks ju. Valame natukene. Ja siis paneme ahju. See on väga raske, ma ütleks. Ja aega läks siis 40 minutit. Ja ma arvan, et täna kindlasti joome, aga mina hetkel ei jõua lihtsalt oodata. Me proovime täna esimest korda seda Nocco Cola. See ei ole sponsor, aga ma lihtsalt on selle vastu väga huvitatud, et mis see maitseb. Testime ka sellega. Nagu Coca-Cola Zero, ma arvan. Mulle väga meeldib, see on selline tervislik maitse, et ta on, ma ei arva, ta on suhkruga. 5 minutes later. Sorry, aga mina olen Kaspar ja see on minu tänane esimene jook. Sorry, ma tõesti ei jaksa enam oodata, et ma tegin endale juba esimest täiskasvanud jooki. Nii et cheers! Nüüd mu sõbranna tuleb ja ta proovib esimest ampsu minu tehtud riis. Proovi. Väga hea. Sain kiita, jee! Vaatame, mis lõpuks tuli. Kas te arvate, see on valmis? Ma ei teagi, aga proovime äkki. Kuhu me... see on väga kuum! Üks hetk! Mina olen Kaspar, see on minu täna teine jook. Tere, mina olen Kaspar ja see on minu tänane kolmas jook. Cheers! Hakkame lauluväljakule sõitma. Mina mäletan, et eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal oli kõik ERMi kõrval seal üks väljak, aga sel aasta on nii suure jooneline, ma arvan, et see on nagu, ma olen esimene kord siin, täiesti esimene kord. 30 ja 00:45. Aga aftekas on välja müüdud. Oh my god, ei taha uskuda, et ma just kohtusin Hänsu Kustaga seal järjekorras ja siis tegime fännipilti. Professor Toomas Asser.
video monteerides saan aru, et kui tähtis on mulle see üritus. 3 aastat järjest olen osalenud üliõpilaste laulupeol ja ma tunnen, et saab kindlasti olema üks minu Tartu kormauritest. Ja sinna kohtasin uusi sõpru, vanu sõpru, sõprade sõpru ja isegi sõprade sõpru. Ja tundus, et terve Tartu oli siia kokku tulnud. Kui õhtu saabus ja pimedus langes, kasvas meie rõõm ja energia. Hiina, see ole upputus! Ma arvan, et ma olen juba liiga palju rääkinud ja see ongi vist seekordne video ja aitäh vaatamast ja kohtume juba järgmises videos.